Siit tuleb siis sissepääs uude õppekorpusse väljastpoolt ja uude õppekorpussega saab läbi riiete hoiu. Siia õppekorpuse peale tulevad spordikompleksi abiruumid ja tehnoruumid. Siia tuleb kokku spordikompleks, mis on ühel tasapinnal praegu olemasoleva võimlaga. Tuleb pikk jooksurada meie vanast võimlast kuni uue spordikompleksi lõpuni välja. Siia mahutab 3 täismõõtmetega võrkpalliplatsi harjutusväljakutena või 2 korvpalliplatsi. 0 korrusel tuleb ujula 4 rida A 25 meetrit ning kõrvale ka lastebassein, kus saavad siis üpris väikesed lapsed siin juba õppida esmaselt ujuma. Teeme spordihoone ilusa ja värvika. 2009. aasta 17. juuli päeval oli Abja gümnaasiumi õu inimestes tulvil. Tööõpetuse ja spordikompleksi ehitamise plaanid olid paberil ning rahastusallikad kindlad. Teiste seas saabus nurgakivi asetamisel ka Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, kelle kõnes kõlanud sõnum ettevõtmist toetas ja julgustas. Meie haridussüsteem ei ole süsteem, mis on ainult nende jaoks, kes elavad linnades. Kui me tahame, et Eesti läheb edasi, siis hea haridus, sinna juurde kuulub nii hea õppekava, head õpetajad, kui ka sportimisvõimalused. Kui see ei ole ühtlaselt ja võrdselt samal heal tasemel üle maa, siis kukubki nii välja, et linnades on võimalik head haridust saada, maal ei ole. Ja selle vastu ma seisan lõpuni. Kui me tahame, et Eesti riik õitseks, siis meil on vaja, et kõigil oleks head haridusvõimalused. Ja sellepärast ongi mul hea meel, et siin Abjas minnakse edasi. Nüüd peatselt asetame nurgakivi siia ja loodetavasti järgmisel aastal on meil juba kõigil uued sportimisvõimalused. Ja ma loodan väga, et te kõik kasutate neid võimalusi. Ka järgnevad sõnavõtjad toonitasid spordi ja käelise tegevuse olulisust laste arenemisel ja kodanikeks kasvatamisel. Spordi üks oluline ülesanne on valmistada noori eluks ette ainult spordile omasel viisil. See tähendab õpetada kindlate reeglite järgi, ausalt võistlema, vastasest lugu pidama ja võidurõõmu kõrval ka väärikalt kaotama. Sport õpetab elu, nii nagu kool õpetab elu. Eesti praeguse koolisüsteemi põhiviga ongi see, et valitseb niisugune akadeemiline fundamentalism, mis viinud selleni, et me ainult väärtustame niisugust teoreetilist teadmist ja see, mida laps käega teha oskab või oma kehaga teha suudab, see on nagu teisejärguline. Ja seepärast ongi eriti märkimisväärne, et me täna siin olles just paneme nurgakivi sellisele õppekorpuse, mis tegeleb lapse kehaga. Ja see on märgilise tähendusega ja see on ka väga oluline. Nii et ma tahaksingi tunnustada just Abja valla juhte just sellise käigu eest, et pakkuda ja anda oma valla lastele tõepoolest võimaluse lahendada seda rasket ülesannet, et see õpilase väike käsi just toidaks kogu selle õppeaja jooksul tema aju. Meie ees on alati valikud, kas minna õnne ja rikkust otsima võõrsile, mis on kerge valik, või üritada oma kodupaika teha rikkamaks, rõõmsamaks ja õnnelikumaks. Täna on tehtud nii rahva
kui rahvavalitsejate volikogu ja valitsuse poolt otsus minna seda raskemat teed. Mul on eriti suur rõõm selle üle, et me lahendame siin 2 probleemi. Meie põhikooli lapsed ei pea jooksma enam tööõpetuse tundidesse alevi keskele, kuhu on siit päris palju maad ja mida talvel ja porisel ajal sügisel pole üldse hea teha, et saavad olema siin kaasaegsed tööõpetuse klassid. Ja kindlasti on sama tähtis või veel tähtsam see teine etapp, spordikompleksi valmimine. Juba praegu on meil olnud pidevalt probleem, et ei jätku kõigile huvilistele saali aegu, siis see probleem saaks kindlasti murtud, aga sellel spordikompleksil on palju laiem tähendus. See ei ole mitte ainult kooli asi, see on kogu Abja valla asi ja tõepoolest praegusel elektroonika ajastul, kus kogu informatsioon jookseb sulle sülle tugitoolis, on vaja ennast liigutada. Nagu ühte head naljalugu meenutas läbi 3 aastakümne Abja kooli juhtinud Heino Einer 1964. aastal koolimaja juurdeehituse nimel peetud heitlusi. Et me üldse selle maja saime, õnnestus tänu sellele, et tollaegse rajooni juhtkond oli nii aktiivne, ajas mind öösel üles, ütles sõida hommikul ruttu ja katsu üks projekti leht ära tuua. Ma ise, see oli siis üks rajoonijuhtidest, lubas traktori saata, et teeme selle hakkame süvendiga peale. Põhjus oli nimelt selles, et tuli üleliiduline määrus, kõik ehitused, mida alustatud ei ole, ei tohi alustada. Nii me siis alustasime 1 ööpäeva jooksul seda ehitamist. Paraku jah, eeskirju oli palju, võimla tohtis olla ainult 9x16. Mind nõukogust tuli taotleda eriluba suurema võimla jaoks. Saula on siin projekteeritud sööklana ja hiljem ikkagi ehitatud aulaks. Niimoodi käis tookord ehitus, kuid ometi me saime selle valmis, kahju küll, selleks läks 4 aastat. See maja, esimene maja ehitati 1 aastaga, tahaks loota, et see ka ehitatakse siin 1 aastaga. Kena suure maja, live kokku peame, palke tooma peame, nii meil valmib maja. Ehitame majakese metsa äärde, mahlakase kõrvale. See on täielik teetähis ja uue kvaliteedi saabumine Abja valda. Õppetöökojad, mis asusid Abja Paluoja kesklinnas, siis nüüd on nad uuesti seal, kus nad oleks pidanud olema esialgsete plaanide järgi. See on Abja gümnaasiumi küljes. Selle eelarveline maksumus ja riigihanke läbiviimine näitas, et natukene peale 14 miljoni krooni on seda raha, mis on vaja ja mis on olemas, mis on saadud Euroopa Liidu struktuurifondidest ja lisatud juurde Abja valla omaosalus 15%. Ning selle eest peaks saama korraliku õppehoone valmis. Ja õppehoonega koos ehitame me spordikompleksi Karbi ja selle spordikompleksi Karbi hind tuleb ka circa 4 miljonit krooni, nii et 18 miljoni ja veidi enama krooniga on praegusel hetkel plaanis selle aasta lõpuks valmis ehitada nii õppekorpus kui ka spordihoone korpus. Taotlused on sisse antud Siseministeeriumisse selleks, et me ehitaksime lõpuni selle spordikompleksi juba ja siis tuleb sinna nii mitmeotstarbeline spordisaal ning ka ujula osa, suhteliselt väike, 4 rajaga, 25-meetriline ja lastebassein, mis võimaldab siis ujumise algõpetust kohapealsetele lastele ja loomulikult ka tervisesporti kõigile täiskasvanutele. Me kõik ootame, et meie nii õppekorpust kui ka spordikompleksi külastaksid meie head naabrid, olgu siis vasakul, paremal, üleval või all. Isegi ootame häid naabreid Lätimaalt, et püüame ka nendele teadmise viia, et nendel on hästi lähedal selline ujula, sellised sporditegemise võimalused ja katsume võistlustega neid tuua meile lähemale. Kuid ma arvan, et eelkõige rahaline küsimus, mis praegu on nagu meie valla poolt lahendatud,
meie oma omaosaluse oleme suutnud panna sinna sisse ja me oleme arvestanud sellega, et vajalik omaosalus, see on 15% struktuurifondidelt taotletud rahale lisaks, me oleme võimelised tagama. Ja sellega seoses meil on ikkagi ootus, et meie kompleks saab täielikult valmis ehitatud. Kui vald panustab inimestele, see tähendab seda, et ta võimaldab teatud väga soodsalt tarvitada neid sportimisvõimalusi, saale, jõusaale, basseine, saunu, siis on selge, et inimesed hakkavadki seda tarvitama ja tarbima. Ei ole niimoodi, et tarbimisharjumus tuleb kuskilt. Tarbimisharjumust on vaja kasvatada ja me oleme täiesti omale selle selgeks teinud, et seda me ka kasvatame. Meil on head treenerid, meil on head entusiastid, kes praegusel hetkel veavad spordiliikumist ning ma usun, et nende töö ainult hoogustub. Suureks saades teen, mis saan, et meil muutuks tunniplaan ja et loodaks mitmel pool Keka Kallakuga kool. Hoopis rohkem teha vist, tunnis tuleks kehalist, vähem tahvlit vaadelda, uljalt murul maadelda. Ja 1,5 aastat on möödas päevast, mil Abja gümnaasiumi tööõpetuse ja spordikompleksi nurgakivi pidulikult paika asetati. Kätte oli jõudnud 2010. aasta 1. november ning taas leidsid suured ja väikesed inimesed tee Abja koolimajja. Sedapuhku pidulikule lindi lõikamisele. Me oleme kogunenud täna tähistama Abja paluja, Abja valla ja kogu piirkonna ning Mulgimaa jaoks järjekordselt olulist teetähist. Abja gümnaasiumi uue õppekorpuse, käsitööklasside ja tehnoloogiakabineti valmimist ja spordikompleksi esimese etapi valmimist. Nurgakivi panekul eelmisel aastal, kus paljud teist ka osalesid, sai toodud välja, et Abja vallakoolist on kindlad kirjalikud teated juba 1812. aastast. See tähendab 200 aastat tagasi, kus nähtub, et Abja mõisavalitsus sunnib lapsi kooli minema ja oli palganud nende õpetamiseks 2 õpetajat. Alates 1857. aastast
41 pikka aastat oli Abja vallakooli õpetajaks Eesti ärkamise ajal üks tuntumaid kultuuritegelasi, ajaloolane, koduloolane, arheoloog, mida iganes Jaan Jung. Vald arenes. Abja palu ajal valmis Abja valla, see tähendab Abja valla rahva raha eest kaasaegne koolihoone 21. oktoobril 1940. Tulid okupatsiooniaastad, tuli järgmine okupatsioon, Õpilaste arv suurenes ja 1964. aastal valmis uus õppekorpus koos piirkonna suurima tollal võimla ja aulaga. Käsitöömaja oli ligi 50 aastat kilomeetri kaugusel peahoonest Abja palu ja kesklinnas koos internaadihoonega. Aeg ei halasta vanadele hoonetele. Aeg lausa nõuab uut, nii õppetöös kui tehnoloogias. Mõne aasta eest valmis Abja gümnaasiumi õpilaskodu ja nüüd Abja gümnaasiumi, Abja keskkooli 70. juubeliaastal valmisid lõpuks koolile äärmiselt vajalikud tööõpetusklassid ja tehnoloogiakabinetid. Et õppetöö selles vallas saaks nii uue sisu kui vormi. Sellega on laotud tugev alusfundament kaasaegse eelkutseõppe, uute valikainete ja kelukestva õppe rakendamiseks. Spordikompleksi esimene järk on valla omavahendite arvel samuti valmis. Usun, et ka valitsus toetab regionaalminister Kiisleri poolt toetuse saanud piirkonnale vajaliku spordikompleksi lõpuni ehitamise esmavajalikkust ja otstarbekust ning toetab seda Euroopa Liidu struktuurifondide finantseeritava hoidkava 3. etapi reservidest, vabariiklikest reservidest. Kogu selle ehituse rahastamiseks oleme saanud Euroopa Liidu struktuurifondidest EAS-i, see on ettevõtluse arendamise sihtasutuse, avalike teenuste arendamise programmi raames 11,5 miljonit krooni. Ja valla omavahenditest oleme lisanud 10,5 miljonit krooni. Töö siin objektil on olnud pingeline ja mida salata, vahepeal ikka lausa närve närib. Tänan siin juures esmalt projekteerijaid ja nõustajaid Antholdist, juhataja Arvo Mägi, projekti järelevalve Urmas Aaskivi, ehitusjärelevalvet Felix Tamberg, ehitajad firma Gustav AS, juhatuse esimees Raivo Jaanuste, projektijuht Mati Paul, objektijuht, kvaliteedijuht Paul Põldmäe, finantsdirektor Agu Randorg ja objektijuht Margus Mäesalu. Soovime talle tervenemist. Ta ei ole täna hetkel meie seas siin Abjas. Tänan alati abivalmis Abja elamu OÜ juhataja Peeter Mattus. Tänan eriti oma kolleege vallavalitsusest, finantsala juhatajat Külli Mõttus, majandusnõunik Arvi Meidla, vallavalitsuse liikmeid ja volikogu esimees Villu Võsa. Eriline tänu aga kuulub minu poolt Abja gümnaasiumile, Abja gümnaasiumi juhtkonnale, direktor Jüri Ojamaa, õpetajatele, koolitöötajatele ja muidugi eriline tänu, väga eriline tänu õpilastele, mõistva suhtumise ja kannatlikkuse eest ehituse ajal. Tänan teid kõiki, soovin teile kõigile õnne ja kordaminekuid õppetöös selles majas ja ka vanas majas. Aitäh teile! Sõna tervituseks on
presidendiga. tere õhtut või pärastlõunat. Mul tõesti hea meel, et seekord saan ma siin seista sellel samal kohal, mitte vajudes porri, vaid ilusas hoones. Mul on tõesti väga hea meel, et haridus, mida Abja õpilane saab, on veelgi arenenud. Kui ta varem oli, härra vallavanem mainis siin Jaan Jungi, siin Abja vallas või praeguses Abja vallas oli ka üks teine väga oluline kool, oli siis August Kitzbergi venna Jaan Kitzbergi kool Penujas, mis pidi ootama Šveitsist tulnud aadlilt, et saada oma koolipinke, sest ei olnud raha. Tänapäeval me ei pea ootama, et Šveitsist tuleb aadel, kes siis vaatab ringi ja ütleb, et võib-olla toon teile pinke. Tõsi küll, praegune hoone ei ole veel täies mahus valmis. Ma väga loodan koos kõigi teistega ja ütlen ka oma sõna sekka, kui seda võetakse kuulda, et tuleks edasi minna. Aga samal ajal, mis on kõige olulisem, tegelikult ei ole mitte see hoone, vaid see õppimise rõõm, mida teie saate siin tunda. Nüüd 6 aega tagasi või nii ilmus esimest korda üle 80 aasta samuti Abjas pärit Karl August Hindrei mälestus. Need ei olnud saadaval Eestis kaua aega, aga esimene köide just räägib sellest, kuidas noor inimene elas Abjas ajavahemikus võib-olla 1879 kuni umbes 1890. Tollal pidi Karl August Hindrei, kes siin käis just nimelt Abjas koolis, aga et saada keskharidust pidi ta minema Viljandisse. Ja see oli privileeg, mis oli antud vähestele, see oli tasuline, see oli saksakeelne kool. Nii et olukord tänapäeval on hoopis teistsugune, kus te ei pea minema Viljandisse gümnaasiumisse, kus te võite oma emakeeles õppida siin samas Abjas. Ja see ongi üks põhjus, ma usun, miks Abja on jäänud nii tugevaks. Mistõttu ma seisan ka selle eest, et siia jääks püsima gümnaasium. Aga muide soovitan. Ma muide soovitan väga võib-olla teie kirjandusõpetajale, et muretsege siis selle Karl August Hindrei raamatus on niivõrd heas, ilusas eesti keeles kirjutatud ja seal on tõesti väga palju huvitavat just meie enda armsa Abja kohta. Aga igatahes ma jätan kirjandusklassi täna pidamata, vaid soovin teile kõigile õnne ja ühtlasi siin, kus on abidirektor, siin samas Abjas, Abja vallas Ärma talus küpsetatud leib, natuke soola ja natuke võid, et aidata kaasa. Ma olen tõepoolest täna ilmselt veidi rohkem pabinas kui tavaliselt ja niisugune hingeliigutus on väga suur. Ja kui vallavanem rääkis siin natukene aastaarvudest ja millal miski valmis sai, siis võib-olla mina oma mõne sõna ütleks rohkem sellise emotsionaalse poole pealt, et kui viimasel tantsupeol kõlas üks niisugune laul, mille sõnad ütlesid, et oodanud sind olen kaua, veidi jäänud veel, siis me võime tõesti öelda, et me seda käsitöö kompleksi siia oma maja külge oleme oodanud kaua ja peaaegu, et ei olegi enam midagi jäänud, ongi nüüd valmis ja on jäänud veel ainult oma
tähtsad tööriistad ja töövahendid teisest majast osaliselt siia ümber kolida. Ja ma väga loodan, et tõepoolest, kui mõelda veel selle peale, et natuke siiski oodata tuleb, ma loodan, et ka see on natukene ainult, et saaks valmis kogu selle maja teine osa ka, mis annaks siis meile võimaluse oma keha liigutada. Ja tõepoolest need ruumid on meile kõigile väga vajalikud tänapäeval, kui infotehnoloogia naelutab meid üha rohkem arvutiekraani ette. Ma arvan, loodan, et ma olen selleks ajaks surnud, kui tööõpetust õpitakse ainult niimoodi, et arvutiekraanil kiirega lüüakse haamriga naelale peale. Et ma tahan väga, et see niisugune käeline tegevus ja sportlik liikumine ikkagi kõigi inimeste ja eriti noorte osaks jääks. Nii, aga veel kord suur aitäh kõikidele neile inimestele, kes on selle maja valmimise nimel vaeva näinud, nii projekteerija kui ehitaja, kui härra vallavanem, kes koolipidaja esindajana pidi kandma lisaks oma niigi raskele tööle veel ka projektijuhi koormat. Nii et suur tänu kõigile ja aitäh! Ja nüüd, nagu peategelased ehituse juures, see on ehitajad. Palun siis firma Gustav AS juhatuse esimees Raivo Jaanuste, projektijuht Mati Palu, objektijuht, kvaliteedijuht Paul Põldmäe ning loomulikult ka Markus Mäesalule saadame me edasi oma väikese tänuvabaduse. Palun teid! Nagu enamus ilmselt teab, et meie ei olnud siin esimesed ehitajad ja eks see paraku pani meid ka teatud raamidesse. Et tuli palju vaeva näha, et saada võimalikult head lõpptulemust. Siinkohal ma tahaksin tänada kõiki projektis osalejaid, kes näitasid üles ülimat kannatlikkust ja kohati pidid valima halbade ja väga halbade otsuste vahel. Tänan kõiki. Ja siinkohal annaks üle ühe okkalise kera, mis jääks meenutama, et see tee selle majani ei olnud sugugi nii sile. Neli aastat tagasi me kõndisime teie vastvalitud koolidirektoriga ja vallavanemaga teie eelmises käsitöö ruumides ringi. Need olid väga ilusasti korras, aga see maja oli juba oma aja ära elanud. Ja siis, kui me tulime siia koolimaja juurde ja ma mäletan, kuidas vallavanem vedas siin olid see õunapuaias kinganinaga jooni, et siit maalt ja siia tuleb see ja siia tuleb see ja nii ta siis siin unistas. Aga on öeldud, et unistustega peab ettevaatlik olema, et need kipuvad täide minema. Ja nii ongi siis tänasel päeval seis selline, et te olete saanud omale uued tööõpetus- ja käsitööruumid, mis kooli uue õppekava juures on ära ütlemata tähtsad. Unistustega on ka vahel nii, et nad ei tohi ka väga suured olla. Nad peavad reaalsed olema. Ja kui nad on suuremad, siis tuleb neid vahete vahel ka etappidesse jagada. Ja ma arvan, et teie majaga on ka nii. Tuleb natukene oodata ja küll see maja valmis saab. Aga tänase päeva puhul palju õnne teile. Teil on täna pidupäev. Ja Abja vallarahvas igate pidi. Heaks traditsiooniks on saanud, et kui mulgid on mingi järjekordse mulgiuhkuse valmis saanud, siis kutsutakse mulgivallad kokku, et vaadata seda uhkust ja seekord on mul iseäranis hea meel, et Abja kooli vilistlasena, mille ma lõpetasin 22 aastat tagasi, räägiti kogu aeg siin kooli ajal sellest, kuidas kuskile peab kerkima uus ehitus, küll ta pidi sinna poole tulema, küll pidi Võimla külge tulema,
nüüd need 22 aastat hiljem on siin sama koha peal, kus seisis tõesti õunaaed ja paar basseini vist. Et siin seisab üks uhke ja võimas mulgiuhkus ja ma ei oskaks ju muud soovida, kui ma sooviks kooliõpilastele käsitööklasside osas, et ma ei tea, kuidas seda öeldakse, nael, kummi või reimasin libedas või midagi sellist, et palju jaksu teile ja vallale. Praegusel hetkel, kui valminud on juba tööõpetusklassid ja tehnoloogiakabinetid, siis loomulikult me näeme seda, et on võimalik tõesti uuel tasemel hakata õpetama nii poistele, tütarlastele tööõpetust, tehnoloogiat, sealjuures ka uusi innovaatilisi aineid, võib-olla läheneda olemasolevatele mitte ainult tundidele, vaid ka kogu õppesüsteemile natukene uut moodi ja mitte vana ära unustades, mitte seda. Väga ilusti ütles poiste- ja käsitööõpetaja, et ega metall ei ole muutunud. Ka varasem metall on ikkagi metall ja sellest peavad ka õpilased osa saama. Aga me loodame tõesti, et ka väga palju seoses just tehnoloogiaklassiga, kus on täielikult arvutid kõigile õpilastele ette nähtud, et seal me saaksime nagu võib-olla uue hingamise nii käsitööle tütarlaste omale kui ka poistele. Eks me oleme mõelnud ka selle peale, et siin saab läbi viia mitmesuguseid kursusi elukestva õppe raames. Me kindlasti alustame siin teatud programmide ja projektide elluviimist ja loomulikult siis, kui saab valmis ka spordikompleks, see annab ikkagi täielikult uue hingamise kogu piirkonna rahva sportimisele ning tervislike eluviiside harrastamisele. Ka maainimesed peavad saama nii vees, supelda, ennast karastada, talvel mängida mitmesuguseid pallimänge, mitte ainult nii, et kui on korvpall, siis ei ole võrkpalluritel midagi teha, sulgpallimängijad tahavad oma osa saada ja selleks kõigeks ongi vaja ka maakohtades selliseid ruume, kus saaks seda sportlikku ja tervislikku tegevust harrastada aastaringselt. Veidi vähem kui 2 aastat pärast nurgakivi paika asetamist oli selge, et gümnaasiumi spordikompleksi Abjas veel niipea kasutada ei saa. Põhjuseks asendimuutus eurorahade jaotamise pingereas. Kuid sellele vaatamata kihas 2011. aasta märtsis töö uues majas täie hooga. Abja gümnaasiumi uuest tehnoloogiaklassist on olnud juba praegu väga palju kasu. Tiigrihüppe sihtasutus valis Abja gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja Vane Valksaare selleks õpetajaks, kes katseliselt hakkab õpetama põhikooli poistele arvuti teel juhitava tööpingi programmeerimist ja gümnaasiumi õpilastele kaasaegsete joonestusprogrammide kasutamist. Ja see oli võimalik, valik tehti just eelkõige selle põhjal, et Abja gümnaasiumil on olemas vastav tehniline varustatus selliste tundide tegemiseks. Abja gümnaasiumil on olemas ka autokool ja kõik meie gümnaasiumi õpilased saavad võimaluse õppida autojuhiks Abja gümnaasiumi juures ning kogu liikluse teooria osa õpetus toimub samuti siinsamas tehnoloogiaklassis. Tänu Abja gümnaasiumi käsitööõpetajale Katrin Otsale ja Tiigrihüppe sihtasutusele on Abja gümnaasiumil olemas ka arvuti teel juhitav tikkimismasin. Seesama tehnoloogiaklass on kohaks, kus tüdrukud oma mõtted arvutiprogrammi kirjutavad ja hiljem siis tikkimismasin nende mõtted reaalselt riidele tikib. Aga ka tulevastele meistrimeestele on Abja gümnaasiumi uues hoones loodud õpitingimused, millest nende isad oma koolipõlves unistadagi ei osanud.
Kõrvuti õpiõhinaga mahuvad sama katuse alla ka koolijuhi mured ja lootused, mis seotud tänini tühjalt seisva spordikompleksiga. See on meie Abja gümnaasiumi juurdeehituse uus osa, kus sisetööd on veel tegemata. Siin hakkab tulevikus paiknema Abja gümnaasiumi spordisaal, kuhu mahub ära täismõõtmetes korvpalliväljak. Ja siin on ruumi isegi nii palju, et siia kõrvale mahuvad ära jooksurajad, kus juures juurdeehitus on planeeritud nii, et need jooksurajad lähevad läbi ukse edasi meie vanasse võimlasse, et me saame siia kokku päris pika jooksuraja. Kõik see ootab aga alles paraku tegemist ja ootab rahastaja leidmist. Ma loodan, et koolipidaja suudab leida Euroopa Liidu fondidest need rahad, mille abil saab selle võimla lõpuni valmis ehitada. Selle platsi all omakorda asuvad uued riietus- ja duširuumid ning kolmandiku platsi ulatuses korrus allapoole on planeeritud 25 meetri pikkune ujula. Need asjad samamoodi on praegu ootuses. Kuid isegi juhul, kui projekti positsioon eurorahastamise pingereas endiseks peaks jääma, ei jää Abja vald kaasaegsete sportimisvõimalusteta. Omavalitsuse enda eelarvest rahastatuna nõuab see ettevõtmine aga plaanitust rohkem aega ning saamata jäänud tulude näol ka valla maksumaksja raha. Praegu me ei saa päris täpselt öelda niimoodi, et valitsuse käes on pall. Me loodame lihtsalt, et valitsus saab aru, et praegu on otstarbekas lasta lõpetada antud objekt, mida me oleme ju kooskõlas regionaalministri soovitustega teinud ja me oleme tõesti sinna oma osaluse juba pannud. Kokkuvõttes nii sellele Euroopa Liidu struktuurifondidest tulnud osale 11,5 miljonile me oleme üle 16% pannud oma osaluse ja ülejäänud on siis seesama spordi osa, mis on saanud valmis oma karbi ja oma kuju. Kunas ja millise rahaga spordikompleks tervikuna valmis ehitatakse, näitab aeg. Kuid ühes on Mulgimaa mehed kindlad. Pooleli spordikompleksi ehitust ei jäeta.